Ja kõigepealt paar sõna minust endast ja minu esindatavast ettevõttest, et siis hilisem jutt paremini konteksti viia. Ehk tõepoolest esindan täna Saint-Gobain Glass Estoniat IT-juhi rollis ja olen Saint-Gobaini Põhja-Baltimaade IT-organisatsioonis erinevatel ametipostidel töötanud üle 20 aasta. Ja ettevõttest mõned võtmenäitajad. Oleme toimetanud juba aastast 89, mis teeb meist võib-olla ühe uue Eesti kõige vanema või kogemuste rikkama ettevõtte. Toimetame Elvas. Põhitegevuseks on sõidukite esi- ja küljeklaaside tootmine varuosa turule. Aastakäive orienteeruvalt 40 miljonit eurot, toodangu maht 1,3 miljonit klaasi aastas, töötajaid veidi üle 300 ja toodangust ekspordime üle 99% peaasjalikult Euroopa turule, aga ka mujale, sealhulgas Ameerika Ühendriikidesse, Brasiiliasse ja nii edasi. Ja mille ma tahaksin välja tuua, mis on ka väga oluline detail edasise jutu juures meie tootmise profiilist. Ehk toodame keskmise suurusega partiisid, keskmise partii suurus jääb kuskile 40-60 tüki juurde. Korraga on tootmises kuni 120 erinevat partiid. Aktiivses mudeli valikus ehk neid mudeleid, mida me suudame toota, on pea 3000 ja meil puudub valmistoodangu ladu ehk me toodame vastavalt tellimusele ja nõnda öelda just-in-time põhimõttel. Siis natukene digitaliseerimisteekonnast ja digiarengust meie ettevõttes. Et ma ütleksin, et me oleme juba nõndada lapsekingadest ja ehk ka tehtud mõeldud põhimõttel tegutseva noorukeast välja kasvanud. Ja esimene suurem verstapost oli meil juba aastal 2003-2004, kui me juurutasime kõiki meie sisemise väärtusahela protsesse katva ERP-i ehk siis ressurssihaldustarkvara ja see ka hõlmas mõningaid tarneahela lülisid juba tol ajal. Ja viimasel aastal juurutasime ettevõttes materjalide lao ja valmistoodangu halduse protsesside digitaliseerimislahenduse. Hetkel on lõpusirgel tööaja arvestuslahendus ja juurutusfaasis uus palgaarvestustarkvara. Nii et tööd jätkub ja selle rindel oleme, võiks öelda, tublid. Aga mis meil puudus? Meil puudus tegelikult ikkagi selgelt paika pandud ja ka kirja pandud digiteekond või digiteekaart ja digistrateegia. Ja kui eelmisel aastal või õigemini juba üle-eelmisel aastal meie hea koostööpartner Columbus Eesti meile tutvustas digidiagnostika meedet, siis haarasime sellest kohe heal meelel kinni ja viisime selle ka edukalt eelmisel aastal läbi. Ja tänane esitlus siis baseerubki eelkõige nüüd antud projektil, nendel leidudel ja sealt siis ka tuletatud mõningatel lisamõtetel. Ja viimasena toon veel välja kindlasti ka küberturvalisuse teema, mis digiteekonna mis tahes faasis on väga oluline, mis tuleb arvesse võtta ja ka sisse kirjutada juba nõnda öelda disaini ja arengufaasis kõikidesse digilahendustesse. Nii, siis järgmine slaid näitab siis meie ootusi ja vajadusi digidiagnostika projektile ja siin ma olen kirja pannud põhilised vajadused siis ütleme üldisemast nõnda konkreetsemani. Ja meie jaoks on digiareng konkurentsis püsimise, ma rõhutan püsimise ja mitte ainult konkurentsieelise andmisel väga oluline, seda nii toote, turu kui tarneahela vaates. Toode on meil 20 või siis ütleme nüüd 30 aastaga kardinaalselt muutunud. Kui see kunagi oli tükk klaasi, siis nüüd on sellest kujunenud kõrgtehnoloogiline autoosa, mis tagab siis nii juhi kui ka ütleme kaasliiklejate ohutuse ja turvalisuse. Ja küsimus on ka nõnda ellujäämises või mitte ellujäämises õnnetuse puhul. Siis kindlasti ka turuvaade, et hoolimata toote keerukusest me peame seda olema
peame suutma müüa seda õige hinnaga, et klient meil seda ostaks. Ja loomulikult tarneahela vaates, et me suudaksime kliendile pakkuda õiget toodet õigel ajal, õiges koguses. Ja mis selles siis kaasa aitab, ongi põhimõtteliselt digiarengu teekaardi loomine. Et luua siis ühine arusaam meie töötajate hulgas, meie koostööpartnerite hulgas, kuidas me siis digiteekonnal edasi liigume, mis on meie prioriteedid, mis on erinevate lahenduste mõju, seda eelkõige ka rahaliselt, kuhu peaks investeerima, kuhu mitte. Siin eelmist esinejat Indrekut esile tuues arutasime ka teemat, et mis siis, kui me praegu ei investeeri, et kui me nüüd nõnda öelda minimeerime kulusid lühiajaliselt, milline võib olla sel juhul pikaajaline mõju tuludele ja üle pea konkurentsivõimekusele. Ja võib-olla pigem vaade sellele, et kas juhtida kulusid või tulusid. Siin võiks tuua Goldrati ühe autorina esile, kes seda teemat on käsitlenud. Ja nüüd konkreetsemate teemadeni. Mida me vajame? Me vajame kindlasti tootmise planeerimise võimekuse tõstmist. Seda ilmestasid minu esimese slaidi numbrid. Siin pikemalt ei peatu. Ja kindlasti suurendada ka efektiivsust tarneahelas. Ja siin oleme ka juba jõudnud päris kaugele, et üks näide. Me oleme juurutanud 5 mai lahenduse, mis tähendab siis inglise keeles vendor managed inventories ehk siis tarnija hallatud ladu, kus meil on ligipääs meie suurima kliendi laoseisule. Me näeme ära lisaks laoseisule ka käibivuse, viimased müügitulemused nii edasi ja selle põhjal me võime nõnda teha juba meie kliendile ettepaneku, millal ja mis koguses toota. Siis vajame kindlasti infosüsteemide integreerimisel ja liidestamisel olulist arenguhüpet. Meil on palju üksikuid fragmenteeritud lahendusi, mis ikkagi tähendab paljud käsitööd, andmete halba kvaliteeti, eri osakonnad räägivad eri keelt, kuna kasutavad eri lahendusi ja nii edasi. Ja loomulikult väga oluline ja konkreetne teema, et praegu me kasutame, nagu mainitud, võiks öelda juba pärandvara aastast 2003-2004 ja meil on lähi 3 aasta ka nõnda teekaardil eesmärk välja vahetada meie ressursihaldustarkvara, millele on ka nüüd digidiagnostika projekti tulemused väga oluliseks sisendiks. Nii, siis edasi järgmise slaidi juurde. Räägime leidudest, mida me tuvastasime projekti läbiviimise käigus. Kõigepealt siis, mis on kriitiline edufaktor? Siin ma tooksin esile töötajate kaasamise ja kindlasti tuleb mõtestada antud projekti kui äri, mitte IT-projekti, ehk ei saa anda IT-juhile korraldust, et loo meile digistrateegia või digiteekaart. Seal peab olema hõlmatud kogu ettevõtte ajutrust. Kuidas seda saavutada? Läbi selle, et sponsorina toimib kindlasti ettevõtte tippjuht, kellel on jagada ressursse, kes oskab anda nõnda öelda suure helikopteri vaadet ja nii edasi. Ja kindlasti, millega meie alustasime, oli juba kommunikatsioon võtmisikute hulgas enne projekti algust. Me selgitasime projekti vajalikkuse põhjuseid, eesmärke, ootuseid projekti meeskonnale ja nii edasi. See on tavaline, muutuste juhtimise võib-olla osa teooriast, et kui inimesi alguses kaasatakse, on vähem vastuseisu, inimesed töötavad paremini koos, prioritiseerivad teemat rohkem nii edasi. Siis arutelud töötoad. Siin ma olen välja toonud sellise mõtte nagu lokaalne optimeerimine versus ettevõtte tarneahela üldised vajadused. Et paraku vähemalt meie majas on ka olnud juhuseid, kus küll, kuidas öelda, eri valdkondade töötajad on tulnud lagedale väga heade mõtetega, aga seal on olnud ikkagi taga võib-olla sellise lokaalse või teatud üksiku lüli optimeerimise või arenduse soov,
mis võib-olla ei haaku siis ettevõtte üldiste prioriteetide ja vajadustega. Nüüd, kui me saame kõik inimesed ühise arutelu laua taha, neil on võimalik rääkida enda vajadustest, samas kuulata teiste osakondade üksuste soove, vajadusi ja sealt juba siis moodustada suur pilt. Nii et kõigil on ühine nägemus ja nõnda ühine hingamine edaspidiseks. Ja lõppeesmärk ongi siis põhimõtteliselt ühise arusaama kujundamine ja ka konsensus digiarengu teekaardi osas. Et edaspidi me ei pea arutama seda, et mida ja millal me teeme, vaid kuidas me teeme digiteekaardil toodud alamprojekte. Ja siis, mida ka tooksin esile väga positiivse aspektina, on välise konsultandi kaasamine. Esiteks projektijuhi roll. Kuna, mis siin salata, väga vähestes ettevõtetes on ressurssi palgal hoida projektijuhti kui sellist, vaid töötajad teevad projekte, juhivad projekte oma põhitöö kõrvalt, mis on vähe efektiivne, mis viib fookuse kõrvale ja nii edasi. Teine siis metoodiline teemakäsitlus. Välisel konsultandil, vähemalt me eeldame, on kindlasti parem teadmine projekti juhtimisest, metoodikatest, nii edasi. Siis kastist välja vaatenurgad. Kindlasti uued nägemused, uued mõtted. Meie ettevõtteski on praegu võib-olla statistiliselt võtmeisikute tööstaas üle 15 aasta või 15 aasta kanti, mis näitab seda ka, et võib-olla me ei näegi alati uusi võimalusi, vaid oleme vanas kinni. Ja muidugi ka moderaator sisemistel aruteludel, kes siis nõnda aitab meid suunata õigele rajale ja hoida fookust. Ja siin ma tooksin esile ka kindlasti meie puhul Indrek Sabuli rolli, kes selle rolliga väga hästi tuli ja mis aitas ka tegelikult digidiagnostika projekti edukalt lõpetada. Nii, liigume edasi järgmisele slaidile. Järgmised leiud. Siin on võib-olla mõningad siis konkreetsed numbrid. Ehk nagu näete, projekt oli päris mahukas. Me viisime kokku läbi 19 suuremat töötuba. Sinna ei ole siis juurde pandud väiksemaid, kuidas öelda, arutelusid. Siis tuvastati 167 probleemi ja kitsaskohta. Ja neist siis tootmisprotsessides pea pooled ja teisele kohale nõnda öelda sai siis ostu- ja materjalide halduse valdkond. Siis tuvastasime ka 108 erinevat andmevoogu ja sealhulgas 20 tarkvara, milles oli ainult üks suubuv andmevoog, mis tähendab ja näitas väga selgelt ka meie lahenduste killustatust ja vajadust konsolideerida ja mõelda asju ümber. Ja mis oli meile väga oluline, mille me viisime läbi ka ühe alamprojektina, oli siis ühe tootmislõigu simulatsioon koos tegelike ajalooliste andmetega, mis oli ka sisend siis vastava protsessi robotiseerimise tasuvusarvutusteks ning investeerimisettepaneku koostamiseks ehk väga selge ja meile väga vajalik tegevus. Siis veel paar võtmesõna modulaarsus, agiilsus. Ehk kindlasti soovitame alustada digiteekonda või ka jätkata võib-olla selliste väikeste astmetega, mitte võtta väga suurt tükki korraga. Ehk see aitab kaasa sellele, et on näha kiireid tulemusi, saab juba teatud protsesse ja valdkondi kiirelt digitaliseerida. Ja agiilsuse puhul toon välja selle, et meil on võimalik ka projekti käigus kiirelt teha muudatusi, täiendusi, prototüübi puhul meil on puhver aja ja raha osas ja nii edasi. Et see on ka väga, ütleme, kaasa toonud meile positiivseid, kuidas öelda, võimalusi. Nii, ja siis, kuna aeg lendab, jätkaksin küberturvalisuse valdkonna ülevaatega, mis on ka väga oluline. Küberturvalisus, mida siis tähendab, kuidas maandada riske digilahenduste kasutusele võtuga. Ehk mul on 5 kuidas küsimust.
Ehk siis 3 küsimust, mis tuleb kindlasti arvesse võtta digilahenduste disainimisel ja arendamisel. Ehk käideldavus, kuidas tagada infosüsteemide töö lähtudes ärivajadusest. Kas süsteem peab töötama 24 tundi ööpäevas, 8 tundi ööpäevas, kui kaua võib süsteem olla maas, ilma et sellele oleks oluline mõju äriprotsessidele, siis teine teema terviklikkus, kuidas tagada andmete õigsus ja õigsuse kontrollimehhanismid. Jälle väga oluline, me peame tagama, et andmed on õiged, et neid on võimalikult keeruline, kuidas öelda, kogemata või ka tahtlikult siis ütleme, kuritegelikult muuta ja kuidas on ka õigsuse kontrolli võimalik siis nõnda öelda tagada. Ja konfidentsiaalsus, kuidas tagada ligipääs ainult volitatud kasutajatele. Jälle, et oleks süsteem võimalikult häkkimiskindel, et oma kasutajatel oleks ligipääs ainult neile vajalikele andmetele ja nii edasi. Ja kui ikkagi juhtub, et nõnda öelda Mr. Murphy sekkub, ehk süsteemiga juhtub midagi, siis ka selleks on omad meetmed olemas, ehk talitluspidevusplaan, mis siis sätestab, et kuidas tagada äriprotsesside toimivus ka ilma infosüsteemita. Ja paar kiiret näidet meie tegevustest. Ehk mõned aastad tagasi tabas meid ka päris oluline küberrünnak, mis tähendas seda, et me olime mõnda aega ilma ressursihaldustarkvarata. Aitas kaasa see, et meil olid teatud protsessid ja võimekus tootmist jätkata ka ilma ressursihaldustarkvarata, ehk meie nõnda tootmiskatkestus oli võib-olla 3-4 tundi, samas kui me oma ressursihaldustarkvara saime taastada alles nädal peale rünnakut. Ja taasteplaan loomulikult, kuidas siis taastada rikkejärgselt infosüsteemid. Ka peab olema varundus, andmed peavad olema varundatud, peab olema selge nägemus, mis järjekorras, millised süsteemid taastada ja ka selle võimekuse tagamine, kas mul on olemas vastavad partnerid, kas mul on olemas seadmed, kas mul on olemas sisemine ressurss selleks ja nii edasi. Nii, et üritasin anda nüüd veerand tunniga pähklikoores ülevaate meie tegevustest ja ka digidiagnostika siis projekti vajadustest ja leidudest selle käigus. Tänan!